Loomulikult mõjutab see, me saame lastetoaga kaasa muidupuud kogu aeg eluks sellest, mis me üle käib. Mina mäletan seda, et kui ma elasin Kodila külas, Skarbi külas, siis 6-aastasena ema, ühesõnaga vanemad ütlesid, et me kolime metsa ära ja siis me kõik sõbrad jäid Kodilasse ja me kolisimegi metsa ja mina olin sellele väga hiljem, väga tänulik. Ma ei tea, mis must oleks saanud, kui ma oleks jäänud sinna külla teiste pahade poiste juurde. Ma ei tea, kuidas sul on seal pärgil on. Sinul olid pahad poisid ümber, aga selline poolest kujunes sinust üsna hea poiss. Jah, tõesti, tegelikult seal kortermajas elades oli igast põnevaid tegelasi mängukaaslasteks, kelle väärtused võib-olla vanemaks saades päris palju erinesid minu omadest, aga kuidagi lapsena see üldse ei seganud. Kuni mingi ajani, kuni sellise puberteedini, see oli kõik selline üks õnnis lapsepõlve maas, sest tegelikult kortermajas kasvada on väga õnnis, kuna tol ajal ei olnud, ma saan ka juba rääkida, et tol ajal ei olnud, aga tõesti ei olnud minul näiteks arvutit, rääkimata nutitelefonist või midagi ja ega mobiiltelefoni ka ei olnud. Ehk siis kutsusidki ikkagi sõbra õue, kas koputasid uksel või hüüdsid. See Ülar kuhugi 3. korrusele ja siis Ülar tuli ja mängisime korvpalli seal. Ja meil oli väga palju lapsi seal kortermajas, nii et meil oli hästi kihvt mänguline lapsepõlv oli. Aga lõpuks jõudsid sa ikkagi koju oma pere juurde. Pere on ikkagi see, mis on mõjutanud sinu väärib. Absoluutselt, et mingi hetk siis, kus need väärtused hakkasid erinema, kui siis nagu need tüübid hakkasid seal kuskil 13-14 aastaselt metsas salaja suitsu tegema ja õlut proovima, et siis nagu meie, ütleme seal Ukuga saime aru, et see pole meie jaoks ja siis hiljem olin pigem oma trompeti harjutamisega seal võib-olla nuhtluseks nendele poistele, aga ei, siiamaani tervitame. Kuidas Aro sellega on? Aro, ma saan aru, on pöördunud Järvamaale tagasi. Jah, vahepeal käisin poolteist aastat Tartus ülikoolis. Mõtlen, et sa saad sellest aru, kui palju su kodukant on sind mõjutada siis, kui sa sealt ära lähed. Meil Järvamaal on 111 aastat järjepidu laulupidusid ja kui üks hetk sa lähed nagu ülikooli ja seal on vaja teha üks tuljak, mingi humoorikas võtmes ja siis sa vaatad, et mitu kätt tõuseb 30 ja kuulge, kui on maakonnas üldse ei tehta vaja. Või kui sa hakkad muusikat looma, saad aru, et see G-tuur on sind mõjutanud või need on need asjad, mida sa igapäevaselt sellest kogukonnas olles ei oskagi hinnata või märgata, mis tulevad alles siis välja, kui sa mingi hetk eemal käid. Vaiko, on kodukoht sulle midagi negatiivset ka andnud? Ei oska küll öelda. Pigem negatiivsed on ise õppinud jõudu peale juurde. Kui selleks on võimalus avalema. Aga üks asi, mis võib-olla on veel, mida ma ei ole vähemalt kuulnud mainitavat, on see, et Kesk-Eesti on ju nii lähedal ja kaugel nagu tõmbekeskustele. Et võib-olla siin on üks suur eelis võib-olla järvakatel ja raplamaalastel ja osadel multidelgi on see, et igal poole võrdne maa sõita. Ja näiteks, kui ma mäletan, ma lõpuks Tallinnasse sain vanemate silma alt ära, siis ühest küljest nad ei näinud, mis ilgusi ma seal selgiks õppisin või harjutasin, eks ole. Aga samas, kui ma jälle kukkusin tongis peaga oma näo päriseks, siis oli jälle hea rongiga tulla kohe koju, eks ole, aamu lakkuma. Et see on nagu nii ja naa, et ta on nagu lähedal ja kaugel kogu aeg. Ja näiteks suvel, kui on üle Eesti ma palju esinemisi, siis ma põhimõtteliselt igale poole sõidan poolteist tundi. Jah, Järvamaa valli on ju Eestimaa süda. Sinul ka igale poole hea minna esinema. Jah, absoluutselt. Kuidas sinu käekäiku Järvamaa vajutab? Sa oled selles mõttes veri noor veel. Ilmselt Järvamaa oma, kuna ei ole ju väga suur paik, siis just seesama, et mitte, et kas kõik teavad kõiki, aga minu puhul see on nii, kuna ma olen kultuuritöötajate laps,
teavad kõiki, kõik on nii lähedased, kõigi toetus, kõik see tugi. Ma arvan, et see tugi mõjutab minu käekäiku ka edaspidi, et ma teagi, et ma saan iga kord sinna tagasi minna, need on alati oodatud, mul on seal alati hea. Ja kõik need oskused, pärimus, kõik, mis mul on sealt kaasa andnud, 80% on ju seda teinud ema. Küsin järgmise küsimuse, kas oma identiteeti annab ka teadlikult kujundada? Või on see kodukoht on alati sul nii-öelda taustal? Et ma ise rääkisin alguses, et mul on Rapla aktsent või keegi ütles, et mul on see Rapla aktsent, et ma ei ole sellest teadlik, aga mul on see kaasas ja võib-olla ka mingisugused kujutelmad ja mõtted Raplamaalt. Aga kas saab ise oma identiteeti kujundada? Ma mõtlen kodupaiga peale, et kui ma olen olnud rändamas, kui ma olin noormees, siis ma läksin väga palju Siberis, Venemaal, sellise rongiga ja ma mäletan, et kui oli vaja Vaksjärvi põrandal ööbida, siis ma tegelikult juba paari tunni jooksul ennast sisse seades ja ennast kunagi roolidega barrikateerides tundsin, et see ongi mu kodu, see, kus ma pea panen, see on mu kodu. See tuleb väga kiiresti, see on inimese loomusest sees tegelikult. Aga teistpidi loomulikult sinu sügaval sisimas on mingisugused mõõdupuud ja maailma keskpunkt minu jaoks on tänaseni see vanaema talu Harjumaal, kus on suurt õue, üks puu ja selle all ma istusin poisikesena, mul oli igav olla ja mõtlesin, ma rändasin mõtetes kogu maailmas ringi. Ja nüüd, kui ma rändan päriselt, siis ma jõuan ikka selle puu juurde tagasi, et seda küll muuta ei saa. Pärt? Ma praegu natuke isegi võib-olla eiranud küsimust, sest mul tekkis üks teine mõte, et ma tahaks lihtsalt jagada, et ma arvan, et me siin räägime täna Raplast ja Raplamaast ja Järvamaast, aga et võib-olla üks küsimus, mida nii väga ei olegi puudutatud, on üldse see, et kust läheb see piir, kus inimene muutub anonüümseks statistiliseks faktiks, ehk siis nagu selline väikekoha ja suurkoha piir, et ma arvan, Eesti on nii väike riik, et meil ju neid suurlinnu ei olegi, et ma arvan, tegelikult Rapla ja võib-olla Põlva, mis on küll distantsid kaugel omavahel, on identiteedi mõttes üpris sarnased. Aga Rapla, Põlva mõlemad on erinevad kindlasti Tallinnast. Et mul on üha enam tunne, et Eestis ainult üks suurem linn ongi ja see on Tallinn. Aga et see on nagu selline huvitav teema minu jaoks, et kust läheb koolides piir sellest, et kui suur klass on suur klass, kus tekib õpetajal see probleem, et ta enam ei hooma seda inimest inimesena, vaid ta hakkab nägema teda faktina. Ja see on selline eluliselt oluline küsimus minu mõelest ja mida rohkem inimesi, seda rohkem me muutume faktideks, seda rohkem on bürokraatiat meie maailmas ja sellist ebainimlikkust. Et ma arvan, et me peame olema kõik väikekoha inimesed lihtsalt tänulikud selle õndsa sellise mitte anonüümse, vaid isikliku lapsepõlve paradiisi eest, kus me kasvada saime. Mul on küsimus arve kaetanud, kui siin ikkagi järgmisel aastal maavalitsused kinni pannakse, maavanemad kaovad ära, koolid ühendatakse, meil siin Raplamaal tuleb riigigümnaasium, et see kodukoha tunnetus kaob aina rohkem ära või kuidas sellega on? No eks ta sammu tagasi astub, ma rõhutan alati siin seda, et maakonnad suuremas plaanis on olnud 700 aastat enam-vähem samas paigas ja eks on olnud see põhjasõda või mis iganes, on olnud paremaid ja halvemaid aegu, aga üldiselt inimese loomuses on see, et just piirsituatsioonis tuleb tema tõeline olemus nagu vaata kõige paremini välja. Ja ma usun, et ka sellel järgmisel aastal, mis riigihalduslikult, haldusreformilikult on nagu väga keeruline, siis me palju enam paneme ikka mõtlema tegelikult ka, et mis on see raplataks, järvakaks, kes see eestlaseks olemise olemus, mis on just see, mis teeb meist need inimesed, kes me oleme. Vaiko, mis mu küsimus oli, kas annab oma identiteeti teadlikult kujundada?
ja ma arvan, et see on paratamatu lausa. Ma arvan, et igaüks tahes tahtmata oma identiteedi ju tegelikult kujundab ise igapäevaselt ümber. Küsimus on võib-olla pigem selles, kuivõrd teadlikult sellest ollakse või. Ja mina võin öelda, et ma olen küll väga teadlikult integreerinud nii-öelda oma päritolu oma näiteks tegevusse või oma loomikusse. Kuni selleni välja, et ma ei oska öelda, kas ma olen Eesti patrioot, aga ma olen kindlasti Kehtna valla patrioot ja ma olen Raplamaa patrioot ja ma olen, kuna ma pool aega veedan näiteks Põhja-Tallinnas, ma võin öelda, et ma olen Pelgu linna patrioot, eks ole. Aga siin ongi küsimus lihtsalt selles, me nagu iga päev vastavalt sellele, kuidas me nagu elame ja toimetame, mida me teeme, me tegelikult kirjutame üle oma identiteedi. Sellepärast ei ole ka võib-olla vaja seda identiteeti nii väga nagu kusagile marmorisse või kivisse nagu raiuda, sest et ta on meiega nagu tahes tahtmata ja ta on pidevas nagu sellises ülekirjutamise staadiumis. Ma küsin, mis teevad meile armsatest kohtadest just need erilised kohad, kas on see koht ise või on need inimesed? Ma arvan, et nii koht kui ka inimesed koos moodustavad ühise energia, mis selles paigas on ja see energia, see tundmus, mis sa seal tunned, see võib kuda eriliseks. Eriline koht, kas see tuleb kohast endast või inimestest seal kohas? See tuleb nende kokkukõlamisest, see tuleb nende resoneerumisest. Ja minu meelest täna üldse on väga palju räägitud juhtest ja pisikestest paikadest. Ärme unustame, et me oleme tegelikult maamuna peal ja maamuna on meie kodu, tegelikult kogu maamuna ja selle ümber on veel kosmos. Ja samamoodi on meie sees kosmos ja need annavad, need dimensioonid annavad tegelikult ka paikadele väärtuse, et me ikkagi oma sisimas ühendame oma sisemise maailma või kosmose nende konkreetsete paikadega või vastupidi teatud paigas, kus sa oled, saad sa leiad nagu silla enda sisimas mingi hingepaigaga. Pärt. Lähed edasi Hendrik Relve jutust? Mul ei ole siia midagi lisada, ma olen 100% nõus. Et võib-olla ainult nii palju, et olgugi, et jah, et mul on Rapla väga kallis ja siin ma endiselt tunnen ennast kõige paremini, aga ometi ma saan aru, et selle on tinginud lihtsalt aeg. Oleks ma sündinud Türil või üldsegi kusagil Jaapanis, siis ma tunneks seal ennast kõige paremini. Et see on igal juhul on see subjektiivne ja suhteline ja nüüd, kus ma nagu kohanen sujuvalt ümber, ütleme, antud elusituatsioonis ma viibin päris palju näiteks Pirital, mis minu jaoks ei tähendanud veel paar aastat tagasi mitte midagi. Ja juba ma tajun seal sedasama tunnet, kuna seal on mulle kallis inimene ja ka kallid inimesed ja see kõik muutub mulle juba nagu natuke selliseks Raplaks. Pirita Kosel täpsemalt, seal muidugi natuke ongi Rapla, et ta natuke ongi Tallinna sees selline oaas nagu ka Nõmme. Milline on side kodukohaga sellest eemal olles? Alo on olnud eemal Järvamaast, tuli tagasi, side oli väga tugev, tõmbas tagasi. Ma reaalselt käisin 1,5 aastat Tartus ülikoolis ja siis tulin Paidesse tööle, käisin ülikoolis nagu edasi. Ja ma nüüd ei ütle, kas veel esimene semester 6 kuud, 7 või 8 kuud oli see, kus see rohi Tartus oli roheline. Ja siis mingi hetk tuli ikkagi aru saama, et ega ta nii roheline ikkagi ei ole ka igavesest ajast igavesti. Et ära minnes või ära väljaspool käies nagu mingi hetk on kindlasti see, kui nagu see tundubki nagu oaas, see, kui sa saad siit kodust minema. Ja minul see mõistmine tuli hiljemalt aasta, kui ma olin kodust eemal olnud, et tegelikult seesama rahu, seesama, et ka 3 minutit Paides on ajaühikuks. Et need väärtused nagu jõudsid jah kuskil aastaga kohale, kauem ma ei suudnud lihtsalt eemal olla. Vaiko, kas sina oleks kunagi Raplasse tagasi elama? No mingis mõttes ei ole nagu kunagi ära läinud.
sest et ma olen ju sisse kirjutatud Kehtna valda ja ma käin vähemalt 2-3 päeva nädalas käin Raplas. Ja ma olen alati salvestanud siin, ma olen oma töö sidunud nagu selle paigaga, kuna seda on siin lihtsalt nii palju mõnusam teha. Et on ikkagi väga suur erinevus, et kui sa näiteks töötad mingi uue loo kallal või midagi, sul vahepeal jookseb juhe nii-öelda kokku, siis on väga suur erinevus, kas sa astud välja kusagil näiteks Põhja-Tallinnas, mul oli vahepeal stuudio. Noh, ma suutsin seal töötada põhimõtteliselt ainult öösiti. Ja siis, kui ma vahepeal läksin näiteks suitsu tegema välja nagu võtma hoogu või puhkama nagu muusikast, siis see oli ainuke aeg, kui seal hipsterid üksteist taga ei jäänud ja ma ei tea, keegi ei otsinud seal oma telefonist midagi vihmas. Et noh, Raplas ma ikkagi astun, kui ma tahan palli jälle õue ja lähen võtta lõuna kuu otsast, eks ole, suvel ja noh, see on hoopis teine viis töötada ja see kindlasti jätab ka nagu sinna töösse jäi. Päris hea. Kas sa oled, kus sa praegu elad? Viljandis. Viljandis, lähed Eramaale tagasi? Raske öelda. Ei, seda ei ole kindlasti mitte kunagi, sest et esimesed, ma olen esimest aastat Viljandis, olen elanud Kaku ainult pool aastat. Esimesed kuud olid küll need, kus oli siis ekstaas peal ja ka kodus väga ei käinud. Nüüd järjest rohkem mõtled juba teisipäeva õhtul, kui pühapäeval lähed siis Viljandisse, siis teisipäeva õhtul juba tiksub mõtetes, et tegelikult tahaks koju. Kas ma sinna nii-öelda päriselt elama lähen, see on küsitav, aga ma arvan, et kui ma kunagi teen oma muusikat ja elan siis kuskil natuke eemal, kuskil ütleme siis näiteks Viljandis, siis maakodu sooviksin ma kindlasti vähemalt endale sinna soetada, sest et see ongi see minu jaoks samamoodi rahupaik, kus ma istungi väljas ja lihtsalt olen. Ei ole vaja kellegi jaoks olla ilus või hea, ei ole vaja ajada juttu, mida peab ajama. Ma tahaksin täiendada, et ega see, kui sa kolid kuhugi ära, see ei tähenda, et sa võid raiuda Rapla või Järva või Keskesse sidemed läbi. Mina lõpetasin Paidres keskkooli 13 aastat tagasi ja 13 aastat järjest on iga esmaspäev kevadest sügiseni Tallinnas, seal Paksu Margaretal on mingi kole jalgpalliväljak. 13 aastat järjest, me esmaspäeva õhtuti kell 7 käime seal mängimas, need, kes on Tallinnas, elavad juba 10 aastat. Ja mina ka, kes ma korra kuus sõidan teinekord, mis sätin oma töö niimoodi, et oleks põhjust Tallinnasse minna ja jääda õhtul vanade klassikaaslastega mängima. Või nagu Ants Andruk, kes tuleb ka Paidesse seda suitsu tegema, et saada kodusse nende loome impulsid. Et see identiteet, isegi kui sa kolid ära, noh, ma ei tea, sa oled oma südame sinna jätnud, sa võid nagu materiaalse keha tuua sinna ära, aga sa ei saa seda oma peast ja kunagi välja. Tahaks rõhutada veel ühte dimensiooni, unustame selle ära, minu Saksa sõbrad, Soome sõbrad, Ameerika sõbrad, nende jaoks on lühike maa sõita kuskile 500 kilomeetrit. Ja 1000 kilomeetrit on juba see vahemaa, et nad siis peab nagu mõtlema. Kui sa Eestis sõida 500 kilomeetrit, see on Lätis, see on siis pidamine. No, mul seostub selle teemaga see, mida ma ütlesin kultuuripärli saamise tänukõnes, võib-olla mõni inimene oli seal, et mul, olgu, et ma praegu hoopiski elan mõnda aega Vilniuses erinevatel asjaoludel, siis mul arvuti desktopi pilt on minu koduaknast paistev vahtrapuu. Et eriti siis, kui mul oli raske, ma käisin seal koolis pool aastat, nüüd ma õnneks ei käi seal, nüüd mul seda puud nii väga isegi vaja ei ole, aga kui mul oli raske, mul ei sujunud seal koolis üleli hästi, siis iga hommik ja õhtu, kui ma sealt arvuti avasin, see andis mulle jõudu, et ma kuidagi tundsin, et ükskõik, mis siin Vilniuses on, et isegi kui mind siin mingisugused tegelased ei mõista, nii nagu mind on mõistetud kodus näiteks, et ma kuidagi teadsin, et see on nüüd üks väike periood mu elus, aga et ma olen tegelikult oma hinges, teen seda kõike millegi muu nimel, et lihtsalt natukene kodust ära olla. Lõiganud sellel aasta alguses eluliini läbi Rapla vallaga, ma nimelt ka registreerisin Tallinnast ennast see vajaduse põhiselt, et siiamaani olin Rapla maksumaksja, aga täna lähen näiteks Elmeri külla. Aga kas
kas on mõni küsimus rahva seast äkki? Jaa. Käksit oli selle asja nimi vist. Mis te arvate, kas see suurendab kahe maakonna ühisosa? Kas Käru lahkumine siis suurendab kahe maakonna ühisosa? See on nüüd see kord, kus peaks poliitiliselt korrektselt ütlema võib-olla ühele ja teisele teisele. Jaa, selles suhtes, et ta natukene kindlasti suurendab, ega see kerge ei saa olema nii-öelda kerge ämamaale, kes peab Käru inimesi õppima tundma, integreerima neid koostöövõrguslikesse ja nii edasi. Ei saa olema kindlasti see kerge ka Käru inimestele, kes nagu ilmselt põlvkonna pärast hakkavad nädalise asemel järvatajatelt rohkem lugema. Aga kindlasti see nagu, et suitluslikult nüüd mingid koostöövõrgustikud natukene ringi tehakse, see annab võimaluse nii-öelda aia tagant õppida ka. Ja ma usun, et pigem ta kindlasti nende sulanab ka, toob mingid traditsioonid Raplamaalt võib-olla meile ja et midagi üht-teist tuleb ka Rapla poole. Kas me ühist maakonda ei saaks teha? Kesk-Eesti maa? Siin enne tähtis Tallinn kustutab kõik peale Eesti maakaardi Eesti pealt üldse ära, kui siin ühist maakonda teeb. Ma arvan, et ega maakonnad on 700 aastat olnud maavalitsused, nendest on olnud 100 aastat, 50 aastat või nõukogude okupatsiooniga midagi nagu teha ei saanud. Aga mina ütlen, et see maakond identiteedi ruumina, kogukonnana on tegelikult rohkem väärt, kui me võib-olla täna nagu tajume ja seda nüüd nii-öelda pesuveega kuskilt välja visata kindlasti ei maksaks. Jaa, Vaiko vastab. Ma tahtsin seal lisada seda, et minu isa kolis Järvamaalt Raplamaale vist 80. aastal midagi niimoodi, või siin 70. lõpus. Ja meil käis järvatajate nädaline nagu paralleelselt aastakümneid, nii et siin ei ole mingi probleem, et ma arvan, Käru inimesed võivad nagu tellida mõlema maakonna lehti edasi. Kuulge, kuidas ikkagi Kesk-Eesti noored ennast siin kohapeal hästi tunneksid? Et meie oleme siin paljud ikkagi kolid mujale, Tallinnas tunneme ennast mõnusalt, räägime, et me oleme siin raplakad ja järvakad ja nii edasi. Aga kuidas kohapealsed noored siis tunneksid ennast selle Kesk-Eesti osana ja ei läheks minema ja ajaksid seda elu siin edasi? Sõnastaks seda niimoodi, et ega see eesmärk ei peagi olema, et ilmtingimata kõik järvakad jäävad igavesest ajast järvakateks ja raplakateks elamise mõttes. Et ega elus on ka kaks viisi, et kas õnd on sul nagu eesmärk, kuhu sa pead pühava õhtuks jõudma või õnd on nagu süge elustiil. Et kõik, mis ma teen, kuhu iganes ma lähen, ma teen niimoodi, et ma oleksin õnnelik. Ja see, mina ütlen, et kõik need, kes täna on Järvamaal noored või Raplamaal noored või küpses järelnooruses, siis kasutage seda, mis on. Tundke seda, et Rapla või Järvamaal Kesk-Eestis on palju lihtsam olla keegi. Tallinnas igatahes ma olen enne Järvamaal 6. või 16. kui Tallinnas ühes kortermajas 4324. Et kasutame ja õpime hindama neid vooruseid ja eeliseid, mis meie nii-öelda kogukond pakub. Ja võib-olla 30 aasta pärast oleme taaskord Tallinnas ja siis 40 aasta pärast või 35 pärast kolime tagasi jälle esivanemate maale. Et ma rõhuksin rohkem sellele teekonnale, kui sellele sihtpunktile, et kui suur Tallinnas me kõik kunagi pärast ka elaks. Jaa. Mina mõtlen ka seda, et ei ole alati hea kogu aeg paigal olla. Et noore inimesena meil on see võimalus minna, avastada ja ringi saada uusi kogemusi, uued tutvused kasvõi, et sa ei jää kinni arengus kinni, kui sa oledki kogu aeg paigal, käi avasta maailma, see on lahti. Aga see teadmine, et sind ootad kodu ja see, et ma lähen sinna tagasi, et mitte see, et jess, nüüd Eesti on vaba, et lähen ja jäängi kuhugi ära. Ei, ma käin ära, ma saan uued teadmised, ma saan uued kogemused, arendan ennast ja tulen tagasi. Siin on võib-olla ka ühekülgne nagu see teema püstitus selles mõttes, et sama hästi kui mõelda, et noored lähevad kusagile ära, oleks võib-olla palju loogilisem mõelda, et nad lähevad esindavad siis oma kodukanti.
see on umbes sama jääd. Okei, mul oli ka vahepeal periood, kus ma töötasin paar kuud Hamburgis. Ega ma seal siis vähem nagu Raplakas ei olnud, ma tegin seal siis nagu ka kasulikke asju, ma olin seal nagu Rapla inimene edasi. Et võib-olla me vaatame alati nagu, me oleme harjunud väga pessimistlikult kõike vaatama. Umbes samamoodi, et meil on nii tohutu mure oma näiteks keele või kultuuri pärast, kuigi tegelikult kas nii palju eesti keele kõnelejaid on üldse kunagi olnud, kas me oleme nii kaua olnud kunagi vaba riigi iseennast juhtinud. See on nii palju nagu millegi pärast nagu alati juba küsimused nagu kipuvad asendamiseks negatiivse nagu eelhäälestusega, kuivõrd tegelikult see on nagu ainult vaate küsimus. Aga samas rahvas voolab välja ikkagi, tagasi ei tulda. Nojah, aga siin on võib-olla pigem probleem nagu selles, et miks nad voolavad nagu Tallinna. See Tallinn on üks suur probleem nagu meie riigis. Tegelikult on, et see on ka põhjus, miks mina näiteks ei maksa Tallinnasse makse. Kuigi ma olin pettunud, kui ma sain teada, kui vähe näiteks minu maksudest üldse Raplamaale ei jõua. Näiteks kas või minu ettevõtlusmaksudest, sest ka minu firma on registreeritud Raplamaale ja ma ajan asju Raplamaa maksu ametiga. Siis tegelikult ma leian, et see ei ole näiteks piisav. Aga need on jälle omaette nagu teemad. Aga mulle tundub, et pigem kui iga noor, kes siit ära läheb, selle asemel, et muretseda, kas ta siis üldse kunagi või miks ja kunas tagasi tuleb, võib-olla rõõmustaks selle üle, et ta siis esindab Raplamaal. Pärt, kas Raplamaal on veel selliseid noori, kes siin tegusid suudavad teha? Ma mõtlen lihtsalt sellele, et üks asi on jah see, mis saab nii-öelda pärast gümnaasiumi, et see on paratamatu, et väike kohas, kus sul ülikooli ei ole, et niikuinii inimesed lähevad lihtsalt ülikooli, ega siin muud põhjust ju ei olegi suures plaanis, ja siis seal juba tekivad võib-olla uued tutvused ja võib-olla ka kaaslased eluks, kes määravad, kus sa paikned, aga et ma arvan, et see, mis siin Vaiko ütles enne, kui ta kitarri mängis, et mis on see Kesk-Eesti erilisus, et siin võib sellise nagu fanatismi pealt hästi palju teha, et ma tahaks seda loota, et isegi kas need noored tulevad tagasi või ei tule tagasi, aga et jätkuks see, et neil on huvitav kasvada selles väikelinnas, et kõik need huvitegevused, mis lisaks koolile on, koolide tasemed muidugi võiks olla väga kõrged ja minu meelest need ka on. Mina olen küll väga rahul oma haridusega Rapla Ühisgümnaasiumis ja ühel üritusel puutusin kokku endise TTÜ rektori Andres Kevalikuga, kes on ka Rapla Ühisgümnaasiumi vilistlane ja kes üli kirglikult kiitis seda kooli, et seda oli väga tore kuulda. Aga jah, et mina olen sügavalt tänulik, et ütleme siis sellise loomeala huviga, et mul oli võimalus laulda siin oma ema koorides, Teapalu ja juures ansamblilaulu ja soololaulu, muusikakoolis õppida trompetit, käia võrkpallitrennis ja kõik oli käe-jala juures. See on ikka täiesti uskumatu, kui tore on ühel lapsel kasvada Raplas ja ma loodan, et see jätkub, et ühesõnaga tulevad uued, kui aeg on sealmaal, et on vaja, et tulevad uued vedurid nendele valdkondadele, et see kõik püsiks. Ja võib-olla see on ka kokkuvõttes põhjus, miks siis ma olen juba ausalt oma nagu näiteks klassikaaslastega rääkinud sel teemal, et paljud on öelnud, et just siis, kui neil on lapsed tekkinud, et nad ei taha panna Tallinna kooli oma last. Ja väga paljud võib-olla tulevad siis just tagasi väikelinna, kuna lihtsalt lapsel on palju mugavam, kui need vahemad on väiksemad, kui liiklus ei ole nii tihe ja klassid on võib-olla väiksemad ja kõik on selline kodusem. No ma üritasin praegu ette kujutada, et näiteks minu kärdil, see oleks absurd, mul läheks pool nädalat selle peale, et kuidagi logistiliselt neid toimetada näiteks. Ma ei tea, siis ühest kooritrennist võrkpallitrenni ja siis võib-olla on ka see, mida siin enne tuli jutuks, et kas olla 6 Järvamaal või 478, eks ole, Tallinnas. Võib-olla selle võrra on ka siis need siitkandi noored tugevamad, et nad saavad ka selle võrra jälle turvalisemalt nagu nende maailmade vahel pendendada ja nad saavad ka suurema elukogemus. Jah, et omalt poolt tahaks ka seda öelda, et ma olen kokku puutunud nüüd nagu Tallinnas muusikaelust nendega, kes on muusikakeskkoolis käinud, et ühest küljest on ju nende vundament on tugevam, aga nende kriitika meil väga paljudel on nagu nii kõrge enese suhtes, et nende eneseusk on täiesti ära tambitud. Ehk siis nad nagu mingis mõttes jäävad väga lukku. Raplas olles sa võid nagu tõesti nagu lihtsamini pildile saada ja ühest küljest on oht siis võib-olla ka ma ei tea, kuidagi uhkeks minna, aga siis läheb Tallinnasse, siis saad kogu reaalsusega
poodides keegi mingisuguseid eriredeleid kütab seal klaveril ja vaatad, et kuidas see veel üldse võimalik on, aga sulle jääb alles see mingisugune ikkagi see eneseusk või midagi, mida sa siin kogesid ja siis töötad ennast nagu kuidagi järgi, et minu meelest on ka selles mõttes terve kasvada väikelinnas. Küsin lõpetuseks Henrik Helvelt, kuidas siis, mis asi see kodukoha identiteet on ja kuidas seda säilitada? Kodukoha identiteet, see on sinu enda sees ja see oleneb täiesti sinust endast ja sa vastutad selle eest. Ja ükskõik, kus sa füüsiliselt oled, siis maailm jääb väiksemaks. Ehk siis väga tihti meil Eestis on see mure, mida mina ei suuda jagada, et oleks pagulastest ja lõpetades muuga, et maailm tuleb meile Eestisse kohale, ta mõjutab meid, me tahaks nagu sulguda, me tahaks ennast kaitsta. Ja me võtame seda kaitsepositsiooni, ma Paali saarele mõtlesin seda, see on täpselt vastupidi. Kui tuleb keegi teine, siis kohalik elujõud on nii tugev, et ta pööratakse Paali usku ja Paali suhtumisse. Ja ta läheb välja koju ja ta viib endaga kaasa hoopiski tükikese Paalit ja Paali saab sellest tugevamaks. Et ma tahan seda öelda, et lõpuks on kõik kinni meie enda sisemuses ja see ongi kõige tähtsam. Aitäh, ma loodan, et me oleme Hendrik Helve ka juba Rapla usku pööranud ja tuleb siia väga palju ka tagasi ja ka Järvakad samamoodi. Ma arvan, et lõpetame praeguseks selle paneeldiskussiooni ära ja suur tänu teile, aplaus. Paneme konverentsi lõpu peale. Vanaema on Märjamaalt pärit ja ma olen ka sadu ja tuhandeid tunde istunud bussis ja Märjamaal Heili kirikusse. Teate, kui Pärt ütles, või joonistas selle esimese sõna siia tahvli peale, siis ta pani mind mõtlema selle peale, mille peale ma hakkasin mõtlema 7 aastat tagasi, kui Paide Pärt, Arvo Pärt, ütles tegelikult sama püendi. Sa võid vaadata oma kodukohta kui Raplat või sa võid vaadata oma kodukohta kui Raplat. Täpselt niimoodi, nagu Paide oli kuni 2009. aastani Paide. Aga siis tuli Arvo Pärt, kes on sündinud Paides. Ta tuli 1000 inimese ette ja ütles aitäh, Paide. Ja siis nagu 1000 inimest said aru, oot, Paide. Täpselt, see on nagu mitmel pool täna on rõhutatud, et see on ka meie enda nii-öelda valik, kuidas me seda vaatame. Kas me vaatame seda, et läks Pärt Uusberg kolis siit ära ja läks Tallinnas Eestit ja Raplat maailmas kuulsaks tegema. Kas ta on nagu Eesti saadik või pigem nagu süke, jälle statistikas on üks hing vähem. Et see on nagu paljuski enda mõtlemise küsimus. Ja ma tahaks ühte asja veel meelde tuletada, et 2,5 nädalat tähistasime Eesti Vabariigi sünnipäeva. Laudsime hümne ja esitasime lippe ja asetasime vabaduses langenute valgudele monumenti juures pärgi. Aga veel ennem, kui me relv käes selle vabaduse kätte võitlesime, siis rahvana olime selle vabaduse välja teeninud ja väga palju varem. Oma laulupidude, oma ajalehtede, oma hommete, pärimuse, traditsioonidega, oma iseseisvasse riiki uskumise ja selle poole püüdlemisega. Nii et ma väga panen meile kõigile südamele, et ka edaspidi toimuksid sellised konverentsid, arutelud, kus me mõtestaksime ka iseenda jaoks, mida see identiteet tähendab, mida tähendab kodinaseks olemine, raplataks olemine, eestlaseks olemine, sest see on ka tegelikkuses kõige kindlam garantii sellele, et see, mida kümned ja kümned inimpõlved ja meid on tahtnud teha, on unistanud, et see unistus kestaks kindlasti ka edaspidi. Ja sellega ma siis saan võtta täna selle toreda konverentsi kokku. Tänan teid südamest, Eestimaa südamest.